Tere taas, täna on meil stuudio rahvast täis, siin poisid kuskil selja taga hullavad ja mängivad ja koer ja naine on poole kohaga siis nii-öelda lasteaia kasvataja ja operaator, nii et selline hübriidamet, et noh, mingis kutsekoolis vist õpetatakse seda või siis elu ise õpetab. Aga täna mul on hea meel seda videot teha, sellepärast, et täna vist võiks öelda, räägin minu lemmiknoast. Hetkel täpselt sükene minu sükene, ta on juba mõnda aega olnud minu lemmik, üks sükene peaaegu pool aastat või natuke vähem. Millega siis tegemist on? Tegemist on siis üks toreda asjaga nagu Fälgniven TF2. TF tähendab siis Taiga Forest. Ja miks ta 2 on? Sellepärast, et ta on teine peale esimest ja järgmine peale esimest ja eelmine peale järgmist. Kuigi mina teda järgmist ei olegi vist. Et neil ongi 2 tükki. Et see lihtsalt TF, ma võin eksida, peaks olema täpselt sama disainiga, üliedeva, ilusa puidust käepidemega. Aga see on mingi sükene, no ta ei ole tegelikult kumm, ei ole õige nimetus, aga ta on sükene nagu hästi kõva kummitunne on käes. Et kui sa kätte võtad, siis ütleme nii, et minu arust on ülimugav. Mis on nagu selle noa puhul veider, minu jaoks nagu täielik anomaalia on see, et selle noa kohta ei ole eriti palju arvustusi, mitte kuskil. Ei ole, ja see ei ole üldse nagu uus nuga, et see on nagu Fälgniveni tootmises olnud juba mõnda aega. Ja videosid tema kohta ei ole üleliia palju ja paaris sükses nii-öelda reitingutabelis kuskil noa müügikeskkondades neid 5-nurkase, mida tavaliselt nii-öelda paljude nugade puhul siis sinna on kas 10 võimalik panna või siis on võimalik 5 panna, siis tal ei ole kummagil puhul nagu nii-öelda neid tähekesi lõpuni täis. Ja mina ei saa aru, mille pärast, sest et mina olen täiesti veendumusel, et subjektiivselt ma arvan, et see on Fälgniveni üks kõige õnnestunumaid nugasid üldse. Raudselt kohe. Ma olen täiesti veendunud, et mis minu tema juures meeldib. Temal on mõnusad head mõõtmed, et tera pikkus on 120 millimeetrit, mis tegelikult see on sükene, kuidas nüüd võtta, et ma olen teda hästi mitme noaga võrrelnud, et kui mul nüüd vöö peal on nuga, millel on tera pikkus öeldud, et on 115 millimeetrit, ehk siis 5 millimeetrit vähem kui sellel, siis kui ma nüüd panen need nugade neto pinnad omavahel kokku, niimoodi, kus hakkab nii-öelda reaalne lõiketera, siis me jõuame selleni, et tegelikult on Taiga Forestil võib-olla hoopis 115 millimeetrit, mitte 125 millimeetrit on siis kuskil ära. Aga asi on selles, et nemad loevad tera pikkuseks ka seda osa, kus ei ole lõikepinda. Et sükene neto lõikepind on alla 120. Aga see selleks. Mis tema puhul mulle veel meeldib, on käepideme kuju. Mulle meeldib see, et siit tagant poolt on kerge kalle noal allapoole nii-öelda. Ergonoomika on minu jaoks nagu super. Ja paljud kiruvad küll seda puust käepidemega Taiga Forestit. Et TBK nii-öelda YouTuberid, nemad demonstratiivselt nii-öelda käiasid need kandid maha, et muuta nuga mugavamaks käes. Ja siis tegid nii-öelda videot edasi. Et poole video pealt võtsid noa käepideme ümber disainimise ette. Võib-olla sai mugavam, aga selle materjali puhul ma ei tunne küll ümarustest nagu puudust, et väga hästi fikseerub kätte. Jälle, mis tema puhul mulle meeldib, on jälle see teras, et keskel on siis kõrgema karastusega kiht ja kahel pool on siis jälle nii-öelda nagu pehmem teras. Et see tagabki siis selle, et nii-öelda teral on suurem vastupidavus, et ta ei murdu nii kergelt. Tema HRC on siis 60. See 60 on siis ilmselt see keskmine kiht, aga nii-öelda
Need teised kihid, mis seda nii-öelda kõvemat kihti katavad, on pehmemad. Kui palju pehmemad, ma ei tea, aga igatahes jah, see tagab selle, et see nuga kannatab ka mingeid selliseid väänamisi, käänamisi ja murdmisi paremini. Et ma alguses kartsin, et see koht hakkab mul siin sõrme peale, kuna siin ei ole nagu mingit katet terase peal. Aga selgus, et imekombel, kui ma kätte võtan, noh, sõrm läheb siia terase vastu küll mingit töid tehes, aga ei, absoluutselt pole probleemi. Mis mind jälle selle noa puhul üllatas, oli siis see asjaolu, et tal on laius terale antud 6 millimeetrit. 6 millimeetrit siis noa kohta, on üsna lai tegelikult, noa kohta, mis on siis tera pikkusega 120, isegi 115 ma ütleks. Aga selle kõige juures, ja ta ei ole isegi mitte ju kiilprofiil, vaid ütleme, ta on pool kiilprofiil konveks. See, kuidas tema nii-öelda jookseb siis puidukihtide sisse, see lihtsalt on kirjeldamatu. See on täiesti kirjeldamatu. Et ma arvan, et meie planeedil pole teist nuga, mis nii hästi jookseks puidukihtide sisse. Ja fällinoad kõik on selle koha pealt, see on fällinugade leivanumber. Nad teevad ilgelt paksu tera noale ja ilgelt libeda. See on fantastiline, kuidas see nuga tõesti niimoodi puidukiudude vahele tee leiab tegelikult. Et noh, ma võin proovida korraga sükest paberõhukest lõigata. No on täiesti, lõikame eest ära, on täiesti tehtav. Täiesti tehtav. See on nüüd täpselt see, et kui tahaks nii-öelda lõket kergelt süüdata, et siis teed väikse kuhja. Sellist paberõhukest hea on, kui veel tegemist on siis sükse vaiguse männiga, et siis see läheb nii-öelda tuleraua pealt supsti kohe. Et noh, ütleme, et see on jälle nüüd see sükene hea nuga, kui ma ei tea, mul on vaja midagi. No ma naudin seda, kuidas ta lihtsalt mingisugust nii-öelda oksa sõna otseses mõttes. Nägite, 2 korraga. No ma ei tea, palju sellel oksal jämedust on, sükene 2,5 sentimeetrit. 2 tõmbega tõmbasin lihtsalt läbi, et noh, see on lihtsalt fantastiline, kuidas see asi nii-öelda nagu puidu sisse jookseb. Et kui on vaja temaga midagi nokitseda, noh, praegu pigem on oht see, et ma surun üle. Ehk siis ma olen enamus teiste nugadega harjunud rohkem jõudu rakendama. See nuga ei vaja üldse nii palju jõu rakendamist. See on nagu selles mõttes tohutult huvitav. See on sükene, noh, ütleme, selle noaga lõikamine, millegi meisterdamine, nokitsemine, tegemine, see on täiesti nagu sükene, see on elamus oma ette, ma ütleks. Et juba selle elamuse saamiseks oleks täiesti põhjust seda nuga omale osta. Et see nuga on ajanud minu lati õudselt kõrgele, tohutult kõrgele. Et lati just nimelt selles mõttes, et kui mul on vaja nii-öelda puitu lõikuda, puidust nii-öelda läbi tungida, et ma olen proovinud mitmeid ikkagi maailma täitsa tippnugasid, et mu enda kollektsioonis on nagu selliseid tippe ja sükene nuga, mis on, ma ei tea, juba isegi USAs on raske saada, on defitsiidiks muutunud nagu Park River Bushcrafter 2, mida nagu ainult kuuleb, kuidas ülistatakse. Ma olen saanud selle Bushcrafter 2-ga 2 päeva töötada, 3 päeva, iga päev, noh, kõik taga ära proovinud teha, mis on võimalik ja ma ütlen ausalt, see on parem ja märgatavalt parem, täitsa tuntavalt parem. Sellega on mõnusam töötada. Park River on küll oluliselt edevam ja ka kallim.
selle hinnaklass on olenevalt, millisest netipoest leiad, et kuskil tal võib olla €2 alla 180. Ma täna just vaatasin kuskil knifeandtools.com oli ta vist 178 või 9, aga vist oli äkki mingi kampaania hind tal ka, on ju. Mina ostsin selle, ma maksin vist €2 vähem kui 200 tema eest. Ja nüüd ütleme, see puukäepidamega versioon on siis ligi 300 €. Et ta on odavam kui Park River, see Park River Bushrafter 2, mis minu arust oleks temale kõige lähem konkurent, rivaal. Tolle hinnaklass on pigem seal kusagil, noh, ma julgen väita, et viimati, kui ma täpselt kursin olin, siis suurusjärk oli mingi 360 € äkki või midagi siukest, et ja noh, ma just eile või täna märkasin, et Park River on oma nugade hindasid kõikidel netipoodides tõstnud ka. Et siin hiljaaegu, mis ma tegin ühe video oma Park Riverist Aurora 2-st, siis kui mina ostsin ta veel 400 €, siis täna ta oli juba 430 €. Nii et jah, hinnad tõusevad, inflatsioon, kanalisatsioon. Aga Taiga Forest, Fällkniven. Teras on siis mingi lamm, ma ei näe, kuule, mul on abi vaja, mul on prille vaja, prillid jäid tuppa, mis siia on kirjutatud? Mis see teras meil seal on? LAM COS vist. Jaa. Peaks olema hoolsam ja vaatama muidugi kiiresti netist järgi, ega tahvel jäi ka tuppa. Aga noh, ütleme, et super hästi hoiab tera, et kunagi kevadel sai ta vist ostetud umbes ja ma olen teda mõnusalt kasutanud ja jah, ma olen nii-öelda selle nahkrihma peal teda veidikene üle käinud paar korda, millele on nii-öelda poleerimispasta sisse õõrutud ja siukse hästi peenikese tiheda luisuga, siukse hästi libeda luisuga veidikene nagu tuletanud terale meelde, et kui terav ta peaks olema. Ma ütleks niimoodi, et ma isegi nimetaks seda mitte teritamiseks, vaid see, et ma tuletan terale meelde, kui libe ta peaks olema. Ja noh, ma ütlen ausalt, et see on super nuga, see on nagu, minu jaoks on see nagu täpselt siukene, kuidas öelda, maamärk. Et võt, selline peab nuga olema. Et nagu noh, ütleme, et see lihtsalt on niivõrd hea. Et see on nagu mingi standardi mulle loonud. Et mina küll ülistan ja kiidan seda nuga ikka super. Kas ma midagi võiks norida tema kallal? Ainult nii palju, et ma tahaks, et tal oleks edevam tuppe. Tal võiks lihtsalt olla esteetilisem tuppe. Tuppe on iseenesest hea. All on auk, kõik sodi, mis sul siia nii-öelda vesi pori siia tuppe sisse tuleb, siis see tuleb siit alt läbi. Mis mulle tuppe juures meeldib, et nende koledate Fällkniveni tuppede, need on tõesti ebaesteetilised minu arust. Koledate Fällkniveni tuppede juures sellel on kõige normaalsem lukustussüsteem. Tõmbad ainult niimoodi ja nuga käes. Sulged. Et noh, kuidas see teistel on? Teistel on niimoodi, et sa pead selle siia taha tõmbama, siis veel siia vajutama, nuga kergitada ja siis saad alles kätte. Ja millest on mul nagu tohutult kahju. Siin peaks kohe Fällknivenile väikse etteheite tegema. Et kui me võtame legendaarse A1 ellujäämisnoa, siis sellega on selles mõttes üldse hästi kehvasti. Noh, nagu päriselt ka või. Come on. Te toodate ühte maailma parimat nuga ja näite, te teete võt sellise tuppe talle Fällknivenist. Ma loodan, et kunagi keegi tõlgib mõnele Fällkniveni inimesele ära selle mõtte, mis ma siin praegu avaldasin, et palun küsige selle noas, see on niigi kallis nuga, siin pole enam vahet, kas te küsite nüüd 5 €, 10 €, 15 € rohkem. Palun tehke normaalne tupp talle, noh, siukene, mis ka kuidagi viisi lukustuks on, noh, tegelikult saab. Tehke see sama tupp natuke suuremana.
Muidugi Fälgniiveni nugadega on see hea asi, et nendel on võimalik, ma ei mäleta, kas kõikidele mudelitel, aga on võimalik tellida juurde siis või isegi osta juba nahktupega. Jah, see on muidugi esteetilisem, ilusam. Aga jah, ütleme, et iseenesest ta on hea tupp, tugev, lollikindel, aga mulle ta ei meeldi. Vot, mulle see nuga meeldib, ma hakkan nüüd otsi kokku tõmbama, sest meil hakkas vihma sadama, ma ei saa aru, kus kohast. Taevas on ilus, päike paistab, aga kuskilt hakkas sadama, vihmariided meil seljas ei ole. Nii et Fälgniiven Taiga Forest, minu absoluutne lemmik nuga. Ma ütleks niimoodi, et nuga kodus tööl ja puhke hetkel kemmergus ja matkar hetkel. Et see on super nuga, see on nuga suure algustähega. Ja, aitäh, seda võime ka lõigata selle noaga kui vaja. Nii, võt, operaator tuletas meelde, et üks oluline asi, mis ei näitamata, kuidas see asi võiks nagu tuld süüdata. Aga proovime kohe siis, teate, temaga oli vist ka see hea asi. Jaa, näete, temaga sai tõmmata võt sellist peenikest sodi väga mõnusalt, mis on ka hea tegelikult nii-öelda tule süütamiseks. Et proovime. Ta võiks muidugi rohkem olla, aga tühjem. Jah, ma ei hakka seda, aga ma proovin siis seda pundart siin süüdata. Kuna see tulepulk on nagu nii mul natukene katki, siis vaatame, kas õnnestub ta täitsa ära lõhkuda. Sädet tuleb igal juhul mehiselt. Aga põlema me täna teda küll vist siin väga ei saa. Sest et juba läks isegi. Nii, saime põlema. Et asi pole mitte noas ja tulepulgas, vaid pigem selles, et siin meil on vahepeal sadas vihma kõvasti, oli suur tuul ja torm ja nii edasi. Ja need puud olid mul siin väljas vihma käes. Nii et sädet. Oi jah, keegi meil kukkus. Sädet annab see nuga küll tulepulga pealt väga hästi, nii et mitte midagi pole öelda. Mina olen selle noaga ülirahul, et see on nagu nuga suure algustähega, rõhutan veel kord. Super asi. Ma julgen väita selle meie planeedi üks paremaid nugasid. Mäu. Aga mis siis ikka? Kui enne ei näe, siis järgmine kord ja seniks kõik ilusat.